Tere imelist neljapäeva sulle, väekas eestlane. Mina olen siin jälle teadvuse avardamise minutitega ja sellel nädalal räägime sellisel teemal, nagu seda on alandlikkus. Miks alandlikkus? See on hea küsimus, aga mida rohkem ma sellesse teemasse süübisin, seda rohkem ma sain aru, et tänases maailmas on see üks äärmiselt vajalik ja oluline omadus või kvaliteet, mida siis endas kanda. Aga selle jaoks, et seda teha, meil on ju vaja mõista, mis asi see üldse on. Otsisin taas kord siis ka definitsiooni selle kohta. Eesti keele selgitavast sõnaraamatust ma leidsin suht siuke ehmatav definitsioon oli esimese korraga, aga ma mõnes mõttes mõistan ka, arvestades siis eestlaste ajalugu. See alandlikkus siis defineerus siis niimoodi, et see on koeralik, orjalik alandlikkus, eks ole. Et sellepärast ma arvan, et keskmine eestlane sellel teemal väga palju arutleda või isegi mõelda selle peale ei taha, sest tal tekib kohe mingi seos siis selle orjalikkusega, et kui ma olen alandlik, siis ma olen justkui ori. Aga see ei saaks olla veel kaugem tõest või sellest, mis alandlikkus päriselt tegelikult on. Ja et ilma alandlikkuseta tegelikult oleme me väga kergesti mõjutatavad välise maailma poolt. Nii et siis teine definitsioon, mis ma leidsin, mulle meeldis see palju rohkem ja see tegelikult ongi hea sissejuhatus siia tänasesse on selline, et alandlikkus siis viitab omadusele olla alandlik või omada enda kohta mõõdukat arvamust. See on parem. Parem miks? Sest see näitabki seda mõõdukuse elementi siin sees. Ja see näitab seda, et oluline on mõista, et igaüks, kes siin maa peal on, kes või mis, on oluline. Ja mängib siis mingisugust tähtsat rolli siin maal. Ja alandlikkus veel siis, kuidas ma ütlen, miks ta siis üldse on vajalik või kui alandlikkus on siis meis olemas, siis on meis ka võime teha kompromisse näiteks. Sest see on selline väekas omadus, mis lubab meil meeles pidada selliseid kuldseid sõnu. Tuleb jälle üks tsitaat. Väga tark mees on kunagi öelnud sellise lause, et mida rohkem ma tean, seda rohkem ma mõistan, kui vähe ma tegelikult tean. Ehk siis mitte keegi ei saa kunagi teada kõike. Miks? Sest et kõik ju muutub kogu aeg. Nii et kui me saame sellest aru, et kõik muutub kogu aeg, siis oleks ju täiesti hullumeelne arvata, et ma saan kõike igal hetkel teada. Ja ma ei tea, millest see tuleb selles mõttes, et mul on mingid oma spekulatsioonid selle kohta, et võib-olla see ongi see orja mentaliteet või see, et meil on nagu hirm lolliks jäämise ees, et siis ma peangi kohe kõike teadma, eks ole, et ma ei tohigi jääda lolliks ja seal siis sellepärast pigem me surume selle alandlikkuse kuskile teise nurka, sest see ei puutu üldse asjasse. Aga tegelikult alandlikkus ongi see, mis aitab meil iseennast tundma õppida. See on nagu teine asi, miks hästi oluline on. Et aitab meil siis vaadata või tunnustada siis enda selliseid häid omadusi, justkui halbu omadusi, asju, mida me saaks arendada endas, nõrkusi, tugevusi, kõike seda, et ta aitab meil siis iseennast paremini tundma õppida. Ja kõige olulisem siin elus ongi tegelikult õppida iseennast tundma õppida, sest kui me iseennast ei tunne, siis põrkan tagasi video algusesse, on väga kerge välismaailmal meid mõjutada. Ja eriti, kui me ei tunnista mingeid asju, näiteks oma nõrkusi, siis on nagu eriti kerge, sest niipea kui keegi siis toob midagi välja, meil on kohe mingi kaitsereaktsioon, eks ole. Ja tegelikult kaitse eeldab rünnakut ja siis tekivadki konfliktid. Ja see teema sobib nii hästi, see alandlikkus siia
tänapäeva maailma just sellepärast, et praegu on nagu nii meeletu vastandumine ja selline konfliktide otsimine. Et noh, niigi on konflikte, siis inimesed veel omavahel ka, et oi, mina olen selle poolel ja mina olen tolle poolel ja siis kes kus poolel on, siis sellele visatakse tomateid näkku, eks ole. No aga ma ei tea, ühed mustad mõlemad, eks ole. Mis on see ütlus, et pada sõimab katelt ja ühed mustad mõlemad. Noh, et alati tuleb säilitada see inimlikkuse faktor ja seda aitab ka alandlikkus teha. Ja alandlikkus aitab meil veel olla paindlik ja tunnistada, et nagu ma ütlesin, et me ei tea kõike ja kui ma ei tea kõike, siis ma olen avatud sellele, mida teine inimene tahab öelda või mis on tema arvamus asjast. Ja kui ma olen avatud sellele ja kui päriselt kuulan, siis me saamegi leida mingi ühise pinnase selle keskel siis, sest noh, see on toimiva kogukonna, ühiskonna, maailma aluseks ju. Et me leiame mingi ühispinnas, mingi ühisosa, kus me saame siis edasi liikuda. Nii et kõik saavad edasi elada rahulikult ja ei oleks ülemäärast vastandumist, eks ole, kogu aeg mingi poriga loopimist. Et see ongi nagu mingi porisõda, mis siin maailmas praegu käib. Et üks viskab üht ja teine teist ja siis mõtleb, mul on õigus. Kui alandlikkust ei ole, siis tulebki see egoväli tuleb mängu, on ju. Et oi, mina olen nii tähtis ja ma tean kõike. No, aga see juba, kui sa arvad, et sa tead kõike, see näitab, et sa tegelikult stagneerunud. Ja noh, muidugi see maailm justkui nagu soodustabki seda, arvestades, et me keskendume rohkem sellisele informatsioonipõhisele intelligentsusele. Et noh, et kui sa nüüd suudad väga palju infot endale siis sisse koguda, siis sa oled jube tark kohe, on ju. Et see defineeribki seda, kui tark sa justkui oled ja siis sina oled siis see kõige targem ja kõik teised lollid, on ju. Et see, me näeme nagu seda praegu ühiskonnas, et üks on jube tark ja teine on jube loll ja siis mõlemalt poolt karjuvad täpselt sama asja, eks ole. Kumbki nagu järele ei anna, on ju. Kumbki ei julge tunnistada, et okei, võib-olla ma ikka ei tea kõike. Äkki istume maha, vaatame siis, mida sina tead, vaatame, mida mina tean ja kuidas me selle kokku paneme niimoodi sobima. Et kui on paindlikkust meis, siis tulevad kokkulepped lihtsalt. Siis on rahu ka meie ümber, eks ole, ja meie sees. Ja see aitab meil ka näha seda nagu tõde igas olukorras. Sest iga olukorra tõde on ka erinev. Ja kui meil on juba mingi eelarvamus või mingisugune, et oi, näed, ma olen jube tark ja ta on jube loll, siis ma juba sisenen sellesse situatsiooni sellise filtriga, mis ei lasegi mul üldse näha, mis tegelikult siin toimub. Et see on selline, väga, väga palju illusioone loov, kui alandlikkus meis on puudulik ja me ei luba. Ja me ei luba endal siis olla alandlikud, eks ole. Et ma mõtlen, et oi, kui ma olen nüüd alandlik, siis ma olen mingi ori. No, halloo. Et sellest tuleb ühiselt välja, eks ole. Et ei ole sa mingi ori, kui sa oled alandlik. Alandlikkus on väga suur voorus, kui sa oled valmis tunnistama, et sinu sitt ka haiseb. ja sina ka kõike ei tea kogu aeg. Et see on väga, väga ilus ja see innustab ka teisi olema avatud sellele, et võib-olla ka nemad ei tea kõike. Ja lähme siis koos sellisele uurimisretkele, et mis tõde siis on. Igaühe tõde on ju erinev, et mis see ühisosa seal tões on. See on ju väga põnev ja sealt saabki sündida selline väekas vastutus, väekas elu ja mis on täidetud rõõmu ja ühtsusega. Mitte kogu aeg, et minul on õigus, kogu aeg on mingi vastandumine. Kus me jõuame niimoodi? Üks peksab peaga vastu seina, teine peksab ja mõlemad, tegelikult me ei jõua ju mitte kuskile. Lihtsalt me ärritame sellega ennast, me ärritame sellega teisi ja lahendust ei ole. Lihtsalt keegi on kogu aeg süüdi milleski, eks ole. Kas see eesmärk on nagu süüdlast leida siin praegu? Et ma ei tea, see on jälle mul nagu viskab ikkagi tagasi sinna nõukaaega, on ju. Et kui leiame süüdlase üles, siis on rahu majas, on ju. Siis me saame rahulikult edasi elada, aga see ei ole ju niimoodi tegelikult.
et siis see on nagu selline lõputu ratas. Et siis me otsime järgmist süüdlast ja keegi lõppkokkuvõttes vastutust võtta ei taha oma tegude eest ja oma sõnade eest. Et siis ongi, käib mingisugune tsirkus siin kogu aeg. Ja kui meil puudub see alandlikkus või arusaam sellest, siis see arusaam siis tõelisest alandlikkusest, siis me ei tahagi kellegagi midagi läbi rääkida. See ongi see, et ma ei tahagi. See on nii loll ja mina olen tark ja see kuni ei tea mitte midagi. Ja siis ongi selline mingi kõvatsemine siin kogu aeg. Ja üks ego suurem kui teine ja siis tegelikult kaob ära inimlikkus, kaob ära austus ja tuleb selline upsakus või ülbus siis üksteise vastu. Sealt see sünnibki. Kui inimeses ei ole alandlikkus, siis sünnib ülbus ja upsakus, et ma olen kuidagi tähtsam kui sina. Ei ole siin keegi tähtsam. Ükskõik kui palju sul seda haridust on või haritust või elukogemust. Igal ühel on üks tükike elust, kogu loodust ja igaüks tuleb oma tükikesega ja paneb selle pusle, koos me paneme selle pusle kokku. Aga kui me mõtleme, et ei, minu tükike on ikka kõige tähtsam. No, mul on kahju sulle seda praegu öelda või sinu ego mulli nagu purustada või tegelikult ei ole. Aga sinu tükike ei ole kuidagi tähtsam kui kellegi teise tükike. Ja minu tükike ei ole ka kuidagi tähtsam kui kellegi teise tükike. Minu tükike on minu tükike. Ja on oluline, et mina selle tükikese paneksin omalt poolt siis sinna puslesse. Ja need on näiteks need videod, mis ma teen. See on minu tükike. Et lihtsalt aidata siis siin maailmas, kus tegelikult väga ei taheta enam ise mõelda, natukene jälle see ajukene tööle panna ja natuke avaramalt neid asju nüüd näha, eks ole. Et igas asjas on 2 poolt alati. Ja alandlikkus on hästi oluline komponent selle mõistmisel. Sest siis me lõpetame ära sellised, siis kaob maailmast ära see, et tehakse hästi enesekindlaid otsuseid tegelikult mingi väärteabe põhjal. Et kui alandlikkust ei ole, siis me tegelikult ei süübi asjade tuumani. Ja kui me ei süübi asjade tuumani, siis meil on alati poolik pilt. Ja kui meil on poolik pilt, siis me ei saagi teha ju õiglaseid ja just selliseid otsuseid, mis loovad siis ühtsust ja austust ja kogukonna tunnet ja armastust ja üksteise hoidmist. Et me ei saagi luua selliseid otsuseid siis, sest üks vend mõtleb, et ta teab kõige paremini ja mis kõigil teistel parem on, eks ole. See on väga ohtlik kuristik, kuhu nagu ronida. Eriti, kui sa oled mingil tähtsal kohal ka veel, eks ole. Aga eks iga asi millegi jaoks on vajalik. Isegi kui me kohe seda suuremat pilti ei mõista. Ja ma arvan, et see tunnetuslikult mul on selline mõte tuli mulle, et võib-olla see ongi see, mis ma ennem ka mainisin, et see hirm nagu lolliks jäämise ees. Miski pärast on meisse istutatud selline uskumus, et me peame kõike teadma. Mina pean üksi kõike teadma ja siis on kõik hästi. Kui ma kõike ei tea, siis äkki ma olen loll ja appikene kui hirmus ja kui ma olen loll, siis on mis inimesed, mis siis minust arvavad ja tegelikult on nii, et väga hea, et sa kõike ei tea. Miks sa mõtled, miks meid nii palju siin on? Meid on palju siin sellepärast, et igaühel jälle jõuame tagasi sinna pusle juurde. Igal ühel on üks tükike. Igaüks on milleski tark. Igal ühel on mingi panus anda. Ja meie ülesanne ei ole kõike teada. Mina olen ka loll mingites asjades. Kindlasti ma ei tea kõike. Ma arvan, ma tean väga väikest osa sellest, mis on. Ja ma ei ole spetsialist igal alal. Ma ei tahagi olla. Milleks? Selle jaoks on teised inimesed. Ja see ongi see, mis toob meid kokku. Siis me saamegi koostööd teha, sest iga ülesande jaoks on oma inimene. Ja nüüd on meie ülesanne siis tulla siis ühiselt kokku ja mõista, et igaühe roll on hästi oluline. Nagu ka kella sees. Kellamehhanism tuleb mulle praegu siin rääkides ette. Et ei ole nii, et kella seier on tähtsam kui siis see ketas, mis seal sees on, mis seda seierit keerab, eks ole. Kõik osad kellast on olulised, sest kui ei oleks neid osi kellas, siis kell ju ei töötaks. Ja kõik asjad on olulised. Osa tervikust. Et kui me tahame päriselt luua terviklikku maailma, mis toimib ka, siis on vaja austada igat tükikest.
iga tükike on oluline. Ei ole üks parem kui teine, üks olulisem kui teine. Et olenevalt situatsioonist see, mis või kes on olulisem, muutub. Ja see on ka nüüd oskus anda ära näiteks siis seda sellist juhi rolli ja mõista, et igal ajahetkel juhib üks või teine osa siis sellest tervikust. Et see on hästi põnev ja kõik saavad proovida siis juhi rolli, eks ole, kes siis tahab võib-olla rohkem, kes ei taha, et inimesed on hästi erinevad ja see on väga ilus. See on väga ilus, see loobki seda värvikiresust, seda mitmekülgsust, mida me tegelikult väga tahame näha. Mõtle, kui igav oleks vikerkaar, kui seal oleks ainult üks värv. Täiega igav oleks ju. Aga vaata, kui palju värvi seal on. Nii ilus ju. Et sellest me saame kõik aru, on ju. Aga kui toome selle nagu inimkonna konteksti, on ju, siis just kui me tahaks, et kõik oleks ühesugused ja mõtleks kõik ühtemoodi ja kunagi ei oleks mingisuguseid eriarvamusi. Ja see on normaalne, et eriarvamused, see ongi väga vajalik, sealt toimubki avardumine, kui on eriarvamused. Aga point on see, et me tuleme siis kokku ja me vaatame ja leiame selle ühisosa selle eriarvamuses, sest need ongi ikkagi osa tervikust. Pidades siis meeles, et need on osa tervikust. Ja kuidas siis arendada alandlikkust iseendas? Esimene oluline asi ongi see, et pidada siis meeles seda, et igal ühel on oma tõde ja see igaühe tõde on väärtuslik. Kõik milline see siis on. Ja kui sa seda pead meeles, siis sa saad aru, et ükskõik kui palju sa oled pühendunud mingisugustele õpingutele või oled sa hästi kogenud mingis valdkonnas, siis sa mõistad, et ka siis, kui sa oled millelegi väga pikalt pühendunud, on sul ka midagi alati õppida. See on teine asi. Pea meeles, et alati on midagi õppida ja alati on igalt ühelt midagi õppida. Ka justkui kõige lollimalt inimeselt on midagi õppida. Et olla avatud sellele, eks ole, et mis asi see siis on. Sest me võime millestki väga-väga väärtuslikust ilma jääda, kui me ei ole avatud sellele. Ja siis sealt ongi see üks tükike on puudu tegelikult. Ma ei tea, oled sa kunagi pannud puslet kokku ja sul on mingi tükike või paar tükikest puudu. Täiega närv jääb ju. Sa ei saa tervet puslet kokku, sest sa ei olnud valmis olema alandlik ja vaatama, et mida sellel inimesel, kes justkui ühiskonna normide järgi on mingi, ma ei tea, mõttetu tegelane, eks ole, et tal ei ole midagi pakkuda. Igal ühel on midagi pakkuda. Teine asi on kindlasti tuleb õppida aktiivset kuulamist, et me päriselt ka kuulaksime ja see on ka üks minu selline hästi suur õppimise koht või õppetund olnud elus. Õppida kuulama nii, et ma ei hakka mõtlema juba välja mingit vastust. Ma päriselt ka kuulan kogu oma olemusega ja siis võtan kõik selle informatsiooni vastu ja alles siis vastan siis midagi, kui ma tunnen ja vaatan, mis see vastus siis tuleb, eks ole ka. Et kui ma juba hakkan genereerima samal ajal, kui ma kuulan kedagi, eks ole, siis tegelikult ma ei kuula ju. Ja seal tekib ka inimene ju tunneb ära, kui sa ei kuula ja see on ka juba mitte austav tegelikult. Et me justkui kuulame, aga tegelikult me ei kuula ja me ei austa seda inimest siis ju. Kas meie tahame, et kui mina räägin ja siis keegi samal ajal siis mõtleks, ta raudselt mõtleb seda ja tegelikult ta ei kuulagi üldse, mida ma räägin, eks ole. Ja mis on selle mõte, mida ma ütlen. Et see on selline keskendumisharjutus isegi, kuulama õppimine, päriselt aktiivne kuulamine. Et ma kuulan ka, mitte ma ei proovi kogu aeg rääkida. Et pidada siis meeles, et ainukene kindel asi siin maailmas on muutus. Ehk siis see tähendab seda, et kõik kogu aeg muutub, ka teadmine ajas muutub. Ehk siis ka tõde ajas muutub. Ja kui me oleme avatud sellele, siis me oleme kogu aeg uudishimulikud, et okei, mis see tõde nüüd praegusel hetkel, selles kontekstis, nende vahendite, nende inimeste olukordade, et me oleme avatud situatsioonile praeguses hetkes, sest siis me teeme alati kõige paremaid otsuseid. Sest me ei saa teha otsuseid selle põhjal, mis oli 20, 30, 40 aastat tagasi, eks ole. Et praegu siin selles hetkes me saame teha adekvaatseid otsuseid. Ja seda ainult siis, kui me saame aru, et kõik muutub. See on ainukene kindel asi. Kõik muu on ajutine. Ja et õppimine on elukestev. Ei ole nii, et lähed kooli, saad paberi kätte, tuled välja ja mõtled, ma tean kõike. Tea sa midagi. Sa tead mingit väga väikest osa tervikust. Ja
tulen tagasi algusesse. Targad sõnad on öeldud, et mida rohkem ma tean, seda rohkem ma mõistan, kui vähe ma tegelikult tean. Ja õppimine on elukestev. Elusid kestev, kes saab aru sellest, et me tuleme siia mitu korda, aga sellesse teemasse ma sügavale ei lähe. Ja olla austav siis. Alandlikkust aitab arendada ka see, et ole austav, ole enda suhtes austav, ole teise inimese suhtes ka austav, et isegi kui see, mis ta ütleb, ei lähe kokku sellega, mida sina pead tõeks, siis sellegi poolest ole austav ja kuulad ära. Ja siis jaga oma arvamust, eks ole, asjast või oma pool. Ja siis vaatame siis, kui okei, sina arvad nii, mina arvan naa, seal on alati mingi ühisosa. Alati on ühisosa. Et leiame selle ülesse ja tegelikult erinevus, öelda niisama, et erinevus rikastab. Rikastabki. Sest siis me nagu asja, see lame, ühedimensiooniline asi saab mitmeid dimensioone, kui me oleme valmis nägema iga kord ühisosa ja austavalt suhtuma üksteisesse. Kas on veel midagi? Vaatad kuulama. Tegelikult vist sai nüüd kõik selles osas, et kuidas arendada siis alandlikkust ja muidugi pidada meeles, et sellel pole orjameelsusega mitte mingit pistmist. Et see tuleb nagu ära pühkida siit teadusest ja saada aru, et see on väga oluline, väga intelligentse inimese kvaliteet, kui sa oled valmis olema alandlik ja tunnistama oma vigu, et täpselt seda, et ma ei tea kõike. Ma ei peagi kõike teadma, aga selle jaoks on meil siin nii palju ühine pere, maapere, nii. Tuleme kõik kokku, istun maha, igaüks, vaata, paneb selle pusetüki ja siis me saame selle pildi siin tervikuna kokku. Ja ei ole mõtet siin vaielda, et kelle pusetükk on tähtsam, kas see nurgatükk on tähtis või see keskmine tükk on tähtis. Kõik tükid on tähtsad. Ja võrdselt tähtsad, ei ole üks tähtsam, eks ole. Et niipea, kui lähme sinna kuskile, keegi on kuskilt tähtsam, siis tulebki jälle mingi ego, mingi kõvatsemine ja siis ei kuulata enam üksteist ära, tekib ebaaustus, upsakus, eks ole, see on ja kellelegi ei meeldi see ju. Sina ei taha sina seda kogeda, ei taha mina seda kogeda. Et väga ilus lause, et ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Ma arvan, et see on ka üks alandlikkuse oluline osa. See ka aitab alandlikkust endas arendada. Et tuleme ära sealt vastandumisest nüüd. Meil ei ole vaja sõdida kogu aeg, kakelda kogu aeg, sest see tegelikult ei vii meid mitte kuskile. Meil on vaja leida mingi ühisosa kõiges. Kõiges on vaja leida mingi ühisosa ja pidada meeles, et iga inimene siin maal on oluline, iga olend siin maal on oluline ja igaüks kannab endas mingit tarkust, sest ei ole olemas ühte samasugust inimest. Nii, kas ma tahan veel midagi? Üks ilus tsitaat. Siia lõppu ilmestama seda lugu Bernhard Russell, Inglise matemaatik ja filosoof, on öelnud sellise lause. Et maailma hädad tulevad sellest, et rumalad on liiga enesekindlad ja targad on täis ebakindlust. Nii et katsume tulla nüüd kõik siia keskele kokku ja ühtset sammu astuda. Rumalad tõmbaksid natukene tagasi oma enesekindlusega ja oleksid valmis siis arenema ja arendama ja nägema ka teise poolt. Ja et need targad oleksid siis valmis natukene enesekindlamalt väljendama oma tarkusi ja võib-olla olema see esimene pool, kes siis seda kompromissi olulisust siis üles tõstab. Näete, et me tahame kõik kompromissi, me tahame kõik siin elada. Me tahame, et meie lapsed saaksid siin elada ja meie lapsed saaksid siin elada. Ja selle jaoks on oluline arendada endas siis alandlikkuse kvaliteeti. Ma soovin sulle väekat, julget ja armastusega üle kallatud alandlikkuse praktiseerimist. Teades, et see ongi kogu ühtsuse ja koosloome ja koostöö alus. Nii et väekas eestlane, kuni järgmise korrani ole